Suur tänu, Alex! Tere õhtust kõigile! Daamid ja härrad, möödunud nädal on olnud šokeeriv. President Trump sõlmis relvarahu kokkuleppe, mis näib olevat dikteeritud Teherani poolt. Tema ja J.D. Vance ründasid jõhkralt Iisraeli, Ameerika lähimat ja asendamatut liitlast selles seas. Nüüd on Donald Trump ainus Ameerika president, kes on kunagi pidanud sõda Iraani režiimi vastu. Tema ja Iisrael olid selle peaaegu võitnud. Nende saavutused Iraani režiimi oluliselt nõrgestamisel on olnud täiesti hämmastavad. Miks ta siis äkitselt surve maha võttis, oma eelise käest andis ja Iraanile võimaluse sündmusi dikteerida andis? Ma arvan, et selle mõistatuse vastus seob omavahel Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa. Ükski neist ei mõista korralikult sõda, mida nende kõigi vastu peetakse. See on enneolematu ja murranguline hetk ajaloos. Rünnak Iisraeli ja juudi maailma vastu tuleb meile igast suunast. 7. oktoobri barbaarsused esitasid läänemaailmale väljakutse. Kas see valib tsivilisatsiooni või barbaarsuse? Nüüd näeme, et suur osa läänest on kahjuks tsivilisatsioonile selja pööranud. Selle asemel, et toetada Iisraeli genotsiidilise rünnaku vastu, on see hoopis pöördunud Iisraeli ja juudi rahva vastu, näidates enneolematut mõistuse ja moraalse kompassi kaotust. See, mida me näeme, on eelkõige islamistlik sõda lääne vastu, mida peetakse rünnakuga Iisraeli ja juutide vastu. Islamistid on alati öelnud, kõigepealt tuleme me juutide järele ja siis tuleme kristlaste järele. Kahjuks ei saa suur osa läänest sellest aru. Nad ei näe seoseid. Selle tulemusena keeldutakse Suurbritannias, Euroopas ja Ameerikas tegemast seda, mis on vajalik enda kaitsmiseks. President Trump on kiiresti reageerinud, et lõksust pääseda. See lõks on tekkinud, sest tema sõnul ei saa ta taluda ülemaailmset majanduskatastroofi, mille põhjustaks Iraani poolt Hormuzi väina pantvangi võtmine. Aga me peame küsima, kuidas on võimalik, et võimas Ameerika ei suuda alistada tugevalt nõrgenenud Iraani? Lühike vastus on see, et selleks oleks tõenäoliselt vaja ameeriklaste kohalolekut maapinnal. Ja see on midagi, millele president ei soostu, sest Ameerika rahvas ei aktsepteeriks seda. Miks see nii on? See on sellepärast, et nad ei arva, et sõda Iraaniga oleks kuidagi seotud nende endi huvidega. See on tõesti hämmastav, arvestades, et Iraan on viimase 40 aasta jooksul rünnanud ja tapnud sadu ameeriklasi. Kui nad on oma sõda ajanud, hüüdes surm Ameerikale. See, mida see algatus vastastikuse mõistmise memorandumis tähendab, on see, et nüüd näevad kõik, et Ameerika ei ole valmis tegema vajalikke ohverdusi enda kaitsmiseks. Ja see on julgustanud kurje jõude üle maailma, mis ohustavad läänt. Suurbritannia ja Euroopa ei ole samal ajal üldse valmis sõtta minema. Nad tantsivad kumbaya liberaalse universalismi taktis, mis tähendab, et nende arvates tuleb kõik konfliktid lahendada läbirääkimiste ja kompromissiga, isegi genotsiidi hulludega. Nad ütlevad, et sõjaga pole kunagi midagi lahendatud. Huvitav, mida nad arvavad, mis toimus aastatel 1939–1945. Nende usk sellesse, mida nad nimetavad inimkonna vendluseks, tähendab, et nad on kodumaal omaks võtnud multikultuursuse ja massilise immigratsiooni. Nad on endale sisendanud, et oma ajaloolise kultuuri eelistamine teistele on rassistlik, sest lääs sündis kolonialismi ja valgelikkuse algpattudes. Seega lubasid nad sisse miljoneid moslemitest immigrante ja nüüd on nende ühiskonnad teel islamiseerumise poole.
olgu nüüd selge. Väga paljud moslemid Suurbritannias ja Euroopas ei kujuta kellelegi ohtu. Nad soovivad elada Briti ja Euroopa kodanikena, nautides lääne ühiskonna hüvesid. kuid väga paljud neist ei soovi seda teha. Nad kujutavad endast ohtu, olgu see siis terrorismi või kultuuri islamiseerimise kava kaudu. Aga lääne poliitilised ja kultuurieliidid ei tunnista isegi, et see toimub, vaid nimetavad kõiki, kes häirekella löövad, islamofoobideks, rassistideks või fašistideks. Suurbritannias on selle tulemuseks olnud näiteks keeldumine tegeleda kurikuulsate, peamiselt moslemitest koosnevate vägistamis- ja peibutamisjõukudega, kellest sa oled lugenud. mošeedes džihadistlikke jutlustajaid, kes õhutavad mõrvarlikku vihkamist lääne ja juutide vastu, vaadatakse tahtlikult läbi sõrmede. Ja sektantliku islami Gaza ennekõike poliitika tõus, kus üha rohkem poliitikuid Suurbritannias täidab närviliselt nende moslemite tahtmist, kes on otsustanud panna Suurbritannia islamiga kohanema. Kõige selle ja muu tulemusena on Suurbritannia ja osad Euroopast justkui konn, keda aeglaselt potis keedetakse. Ja ma kardan, et ka osad Ameerikast, näiteks New York, näitavad märke samas suunas liikumisest. Nüüd, alates 7. oktoobrist, on ekstaatilised islamistid, kes nagu Iraani režiim usuvad, et Iisraeli ja lääne lõplik kaotus on käes, juhtinud rünnakud diasporaa juutide vastu. kuid neid on toetanud paljud mittemoslemid. Šokeeriv pole olnud mitte ainult meeleavaldused koos hüüetega juutide tapmiseks ja Iisraeli hävitamiseks. Šokeeriv on ka see, et juutide vastu suunatud verbaalsed ja füüsilised rünnakud on kahekordistunud isegi pärast seda, kui juudi inimesi on Suurbritannias ja teistes lääneriikides jõhkralt rünnatud või isegi tapetud. Kahjuks pean ütlema, et see, mida me näeme, on see, et vägivald juutide vastu ainult õhutab verejanulisust. Keegi, mitte keegi ei taha kuulda juutide ohvristamisest. Keegi ei taha kuulda antisemitismist. Kõik kaitsepiirded juudi vihkamise vastu on kadunud. Läänes püütakse mitte ainult Iisraelist lahti saada, vaid ka juudid oma peast, südametunnistusest ja maailmast eemaldada. See on ilmunud antiseonismina, sest ülikoolide, meedia ja ülemaailmse humanitaarsektori poolt korratud täielikud valed Iisraeli käitumise kohta on kujutanud sionismi kurjana ja Iisraeli kurjakuulutavalt koletislikuna. Ja kohutavalt on neid verevalesid esitletud kui südametunnistust ennast. Suurbritannias ja üha enam ka Ameerikas tähendab julgus nüüd juudi rahva ja Iisraeli riigi toetamist. Kas siis on kõik läbi? Kindlasti mitte. Tsivilisatsiooni vaenlaste vastu saab palju ära teha, kuid ainult siis, kui mõistetakse üht väga olulist asja. Need kurjad jõud on tugevad ainult seetõttu, et nende ohvrid Suurbritannias, Euroopas ja Ameerikas on nõrgad. Ja nad on nõrgad, sest nad ei tee seda, mida on vaja enda kaitsmiseks. Iraan ei ole tugev, kuid Ameerika paljud võimsad relvad ei tähenda mitte midagi, kui neid ei kasutata. Kui Ameerika ei ole valmis taluma valu, mis kaasneb oma eluviisi eest võitlemisega, siis Iraan võidab. Ja Ameerika ei kaitse end korralikult, sest ta ei mõista, et kui tal on vaenlane nagu Iraani režiim, kes usub, et Jumal käsib tal Ameerikat ja juute hävitada, siis peavad nemad igasugust läbirääkimist nõrkuseks ja vahendiks Ameerikat alistuma mõjutada. Iraani alistamiseks peab Ameerika lõpetama kõik läbirääkimised ja võitlema vajadusel blokaadide, kineetilise sõja või maavägede kasutamisega. Suurbritannia ja Euroopa võiksid ise vastu astuda, lõpetades immigratsiooni kõige probleemsematest piirkondadest moslemimaailmas, keelates moslemi vennaskonna ja šariaadikohtud ning vangistades või välja saates vaenu õhutavaid jutlustajaid mošeedes.
diaspora juudid peaksid saama vastu astuda, lõpetades ennekõike pideva rääkimise antisemitismi vastu võitlemisest. selle asemel peaksid nad hakkama läänemaailmale rääkima olulisi tõdesid, mida kunagi ei räägita. näiteks see, et palestiinlaste identiteet on pettus, mis leiutati üksnes selleks, et hävitada Iisrael ja varastada juutidelt nende enda ajalugu selles piirkonnas. Nad peaksid läänemaailmale ütlema, et kõik, mida Iisrael teeb, on kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Nad peaksid ütlema, et just Palestiina araablased on need, kes tahavad koloniseerida ning et sionism oli 20. sajandi suurim antikolonialistlik liikumine. Ja nad peaksid hakkama ameeriklastele ka selgitama, et sõda Iraani vastu on sõda lääne kaitseks. Ja et kõik Ameerikas sõltuvad Iisraelist, et Iisrael hoiaks neid Ameerikas turvalisena. Nüüd, alates 7. oktoobrist, on Iisrael võidelnud nagu lõvi. Selle sõdurid teevad seda, sest nad võitlevad oma rahva eest, keda nad armastavad, sest neid seob veri ja pisarad. Nende ajalooga, nende kultuuriga ja põlvkondadega, kes tulid enne neid, võitlesid ja surid selle nimel, et juudi rahvas jääks ellu. Iisrael maksab enesekaitse eest kõige rängemat hinda, sest tema rahvas on otsustanud oma riiki elus hoida. Nende identiteet, armastus oma kultuuri ja ajaloo ning rahva vastu annab neile idealismi, julgust ja lootust. Alates 7. oktoobrist on iisraellased naasnud oma ajaloolise juudi saatuse juurde kangelasliku sõdalasrahvana. Diaspora juudid peavad ise samastuma selle sõdalasrahvaga, vastasel juhul kaovad nad suuresti. Britannia ja Euroopa ei jää ellu oma kultuurilise surmasoovi tõttu. Sel nädalal olin ma õudusega tunnistajaks sellele, kuidas Ameerika liikus murettekitavalt nende poole. President Trump ei ole Iraani lõksust pääsenud, nagu mõned tema tänased kommentaarid minu arvates näitavad, et ta on sellest hästi teadlik. Kas ta võitleb korralikult, et Iraani režiimi lüüa või on Ameerika tsivilisatsiooni kaitsjana lõplikult läbi? Iisrael ei luba Iraanil tuumapommi saada. Kui vaja, siis Ameerikaga või ilma võitleb ta Iraaniga üksi. Meie juudid usume, nagu varem öeldi, et meie ajalooline missioon on olla valguseks rahvastele. Iisrael saab nüüd olla see valgus, näidates Ameerikale, Suurbritanniale ja Euroopale, kuidas võidelda, mida on vaja võitlemiseks ning seega, kuidas ellu jääda ja elada. Iisrael jääb ellu, sest Iisrael teeb kõik, mis vaja, et end kaitsta. Kangelaslik sõdalasrahvas, kes kaitseb kogu tsiviliseeritud maailma. See on juudi rahva hetk. Am Israel High.